Põhikooli lõpueksamil viimane ülesanne on selline, kus sa pead valima ühe 2 ülesandest ja selle ära lahendama. Mina lahendan need mõlemad ära, aga päris eksamil sa pead valima neist 2 ainult ühe. Ma praegu lahendan 6. pärast ma teen 7. ka. Ehk siis mingi Liisa tegi trenni 1,5 tundi, kõigepealt jooksis, siis treenis jõudu ja siis lõpuks venitas. Ja esimene küsimus on, et mitu minutit kestsid treeningu erinevad osad, soojendusjooks, jõutreening, venitused, kui jõutrennile kulus 4 korda rohkem aega kui venitusele. Nii, kõigepealt arvutame siis, kaua ta jooksis, on ju. Ta jooksis 1,8 kilomeetrit. See on ju 1800 meetrit. Ja ta tegi seda kiirusega 2 meetrit sekundis. Põhjus, miks ma selle kilomeetri tegin praegu sekundite või mitte selle kilomeetri tegin meetriteks, ongi see, et kui meile kiirus anti meetrit sekundis, siis meil on võimalik arvutada ainult siis, kui need ühikud on nagu klapivad omavahel, et meetreid meetritega. Nii, ja me teame, kui on ju, võiksime vähemalt teada seda valemit V võrdub S jagada T, kas minu meelest see tuleb esimest korda umbes 3. või 4. klassis. Ehk siis kiirus võrdub T pikkus jagatud siis ajaga. Ja nüüd meil on vaja leida siis, me on ju T pikkust teame, me kiirust teame, meil on vaja leida ainult aeg. Ja nüüd, kui me aega leiame, siis mis me teeme? Me jagame siis selle T pikkuse vastavalt kiirusega. Ja miks niimoodi? Kui me mõtleme sellele V võrdub mingi S jagatud T-ga, sellele, siis me saame sama hästi mõelda ka mingile muule lihtsale loogilisele tehtele, näiteks mingi 2 võrdub mingi 6 jagatud 3-ga, on ju. Tõene tehe on küll niimoodi. Ja nüüd me tahame teada seda teed, on ju. Me tahame teada seda 3 nii-öelda. Siis mis me peame tegema? Et seda saada, me peame on ju seda 6, seda S-i jagama vastavalt siis selle 2-ga või siis vastavalt selle kiirusega. Ehk siis niimoodi avaldad. Saad seda kasutada lihtsalt endale abiliseks, kui sa lihtsalt tead peast, siis tead peast, väga hea. Nii, ja me saame, et aeg tal on siis 900 sekundit ja 900 sekundit, see on ju 15 minutit. Nii. Ja me teame, et ülejäänud trenni peale või terve trenni peale kokku tal kulus 1,5 tundi. 1,5 tundi on 90 minutit. Ja nüüd me saame arvutada seda, et kui palju tal aega kokku soojendus või selle jõutreeningu ja venituse peale kulus. On ju. 90 minutit kokku tegi trenni, sellest 15 minutit jooksis. Nii et järelikult 75 minutit tegi jõudu ja venitas. Ja nüüd, mis nad ütlevad meile on see, et jõutrennile kulus 4 korda rohkem aega kui venitamisele. Et ütleme, et venitamisele kulus X minutit. Seega kulus 4 korda X minutit jõule. Ehk siis me saame siit on ju võrrendi, ehk siis X minutit pluss 4 minutit või 4X minutit peab kokku andma 75 minutit. Ehk siis 5X annab kokku 75, ehk siis X see annab kokku 15. Ehk siis venitusele kulus aega 15 minutit ja siis jõule kulus 4 korda X, see on järelikult 60 minutit jõule. Ehk siis, mis me saame, esimesele saame vastata niimoodi, et soojendusjooks kestis 15 minutit, jõutreening kestis 60 minutit ja venitused kestsid siis vastavalt 15 minutit. Nüüd teine osa sellest ülesandest, et mingi sõbranna, Annika, alustas jooksu 3 minutit hiljem, kuid jooksu lõpetasid nad samal ajal. Arvuta Annika jooksu kiirus. Me teame on ju, et Liisa jooksis 15 minutit. Annika alustas 3 minutit hiljem, seega ta jooksis kokku 12 minutit.
ehk siis me teame, et aeg on tal 12. Ja me teame, et tee pikkus on samuti sama, on ju. Tee pikkus on 1,8 kilomeetrit. Nii et me saame Annika jooksukiiruse arvutada jälle selle V-võrdu pessi jagatud teega. Ja me teame, et S on 1,8 kilomeetrit ja T on 12. Me võime selle teha ka meetrit sekundit, siis meil on parem võib-olla võrrelda. 12 minutit on siis 720 on ju, sekundit. See on meetrit, see on sekundit. Ja siis tehes selle arvutustehte me teame, et Annika jooksukiirus on 2,5 meetrit sekundis. Ehk siis me saame selle kirjutada vastuseks, et Annika jooksu keskmine kiirus oli 2,5 meetrit sekundis. Nüüd, mitu kilomeetrit peaks Liisa soojendustrenni pikkus olema, et sama kiirusega joostes oleks soojendusele kuluv aeg 3 võrra lühem. Me praegu teame, et soojendusele kulub 15 minutit, on ju. 3 15 minutist on 5 minutit. Ehk siis nad tahavad, et teada, mitu kilomeetrit peaks Liisa soojendusjooksu pikkus olema, et joostes 2 meetrit sekundis oleks soojendusele kuluv aeg 5 minutit lühem. Nii, ehk siis ta peab jooksma 10 minutiga ja kiirus on tal sama, mis enne, ehk siis 2 meetrit sekundis. Ja siis küsitakse, et mis see tee pikkus siis peaks olema. Teeme 10 minutit, teeme sekunditeks, see on 600 sekundit. Kiirusega 2 meetrit sekundis. Nii, ehk siis ta tee pikkus peab vastavalt olema on ju 600 sekundit korrutada 2 meetrit sekundis on 1200 meetrit ehk siis ka 1,2 kilomeetrit. Ehk siis see on see vastus on ju. Et Liisa soojendusjooksu pikkus peaks olema 1,2 kilomeetrit, et ta sama kiirusega joostes kulutaks sellele siis nii-öelda 5 minutit vähem aega. Ja see on see, kuidas mina lahendaksin seda 6. ülesannet.